kui ema enam ei jõua, võtame kokku natukene ka seda webinari. Igal teisipäeval kell 19.00 on teadlikumal emal tasuta webinarid. Mine teadlikumema.ee, võta kursused ja seal kohe ees. Iga laupäev, pühapäev, nii kuidas jõuan, panen lingi 100 kohta ainult ja need täituvad tavaliselt op, nii et sa pead üpris kiiresti tegema, et sellel webinarile kohta saada. Ja teisipäeval tuleb meil lastevahelised suhted. Igal teisipäeval on uus teema, nii et tasub täiesti kuulata ja emadussuhted, kõik see on see, mida teadlikum ema siis aitab lahti muukida ja muuta. Nii et külasta mu kodulehte, külasta seda kanalit siin ja saa inspiratsiooni ja kes teab, võib-olla meie teed kunagi kohtuvad ka. Aga miks siis ema enam ei jõua? Teate, ma olen seda teemat hästi palju uurinud ja sellest teemast võiks rääkida tunde. Miks ema enam ei jõua? Seepärast ema võtab liiga palju enda kanda. Emal on endal emotsioonid, reaktsioonid ja mõtted. Ta ei saa neid väljutada, sest ta väga armastab oma lapsi tavaliselt ja keskkond ei ole sobiv. Emad suruvad hästi palju alla. Aga alla surumine nõuab meeletult jõudu. Selle alla hoidmine nõuab meeletult jõudu. Teesklemine nõuab meeletult jõudu. Emmega on kõik hästi. Aga tegelikult ei ole ju. Emmeissik on kõik hästi. Aga tegelikult ju ei ole. Ja kõik see nõuab tegelikult tohutult jõudu. Selle asemel õpi vabastama ja sa ei pea enam nii palju alla suruma ja siis tuuleb energia. Ma olen ehe näide sellest. Olen tänaseks aidanud väga paljusid emasid oma energia tagasi saada. Nüüd, miks ema ei jõua, on selle tõttu, et emad ei õpi ka delegeerima. Nad väga palju teevad laste eest ära. See on lihtsalt ulme. Just see hetk, kui laps tahab hakata tegutsema, see on see õudne kahene, tegelikult ei ole õudseid kaheseid olemas, vaid laps lihtsalt tahab aidata oma vanemat, siis tuleb võtta see abi vastu ja laps peab saama kogu aeg aidata. Peale selle ema väsib ka siis ära, kui ei ole kõrval head isa, laste isa ja ema peab ära tegema kogu isa ja ema töö ka veel, on ju. Nii. Ja väga tihti on selle väsimuse taga midagi üllatavat. Mõte. Ma teen ja ikka ei ole mitte keegi minuga rahul. Järelikult mind ei ole kellegile vaja. Järelikult ma ei tea, miks ma seda teen. Parem oleks, kui mind ei oleks. Sellest oli meil pikk osa webinaril ja väga paljud emad tundsid ennast ära. Ja emadel, kellel on sellised mõtted all, et kui nemad saavad kriitikat, siis see on ekstra valus. See on ulmeliselt valus tegelikult. Nii et mina soovitasin soojalt nende mõtetega tegeleda. Teadlikumal emal tuleb suveprogramm mõtete vabastamisest. Bla, juba mämmerdasin, tuleb suveprogramm mõtete vabastamisest. Sest igat mõtet saab vabastada. Ja mis te arvate, kuidas ma avastasin selle kõik? Sest ka minul olid need mõtted tegelikult peas. Nii et suur osa väsimusest tuleb sellest, et ema ei tea, miks ta teeb, mida ta teeb ja ta tunneb, et ta teeb kogu aeg valesti ehk mõtted väsitavad ema väga suures osa ajast. Kogu see webinar oli 2 tunni pikkune. Kui sa tahad seda webinari järgi kuulata, siis liitu Teadlikum Ema klubiga klubi.teadlikumema.ee. Sa saad järgi kuulata ka kõik teised webinarid, sa saad kõik emotsioonide vabastamise tehnikad. Lihtsalt hop in, on ju. Tule ja vaata. Ja las ma olen sinu jaoks olemas, et sa jõuaksid rohkem, sest sinu lapsed vajavad sind veel pikki aastaid. Mina olen sinu jaoks olemas kõikide nende tehnikatega, kogu selle kogukonnaga, mis ma olen loonud. Tead, sa ei ole üksinda.